tere tulemast kuulama Improvert taskuhäälingut. Saadet, kus räägime improkomöödia lavamelust ja kulisside tagusest salaelust. Mina olen Ruutu 10 improviseerija ja juhendaja Rauno Meronen. Tänane episood saab olema eriline nagu iga teinegi episood, sest et üheski episoodis me ei räägi juttu, mida me oleme varem rääkinud. Täna on Improverdi podcastis külas Toivo Värbu, kes räägib meile, kuidas impro-räppi teha. Tere tulemast, Toivo! Rauno! Tšau! Tšau! Siuke räpi podcasti sissejuhatav helitehas. Jah, et meie lubadus teile on see, et kui sa kuulad selle episoodi lõpuni, siis sa saad erinevaid toredaid lugusid räppimisest ja saad ka trikke, nippe ja harjutusi, kuidas räppi harjutada. Luban ma õiget asja, Toivo? No, ma tahaks loota, jah. Olen põnevil. Kus pihta hakata? Toivo, miks see räpi teema Ruutu 10 nii oluline on? Läheme ajalukku käbe. Jaa, hea küsimus, sest ega mina enda peas kunagi ei ole lootnud või mõelnud, et minust saab impro-räppar. Ma ka mitte. Ja huvitav mõelda. Ma olen proovinud meenutada aega, kui ma ei osanud beatboxi teha või ma ei teinud räppi. Et imelik mõelda, et oligi siuke aeg, kus tuligi nullist alustada. Ja alguse sai see minu jaoks Tartus. Meil üks asutajaliige Silver Laius, tema siis unistus minu mäletamist mööda oli saada siis räppariks ja ta tegeles siis beatboxi trenniga ja tegi lüürikat ka ja siis kuna meil kellelgi niisugust lauluoskust suurt ei olnud, aga me tahtsime erinevaid laulumänge teha, siis tundus niisugune loomulik sillata seda Silveri talenti siis peegeldada ka meile. Ja mäletan, kus me suu oli kuiv, seal ähkisime, puhkisime ja proovisime siis suuga helisi teha, kuniks kurk oli valus. Ja kuidagi ajapikku hakkas tulema. Et võib-olla võrdleks teda lumelauasõiduga, et esimene kord paned tagumiku maha, oled nagu, kuule, see on küll päris võimatu. Aga kui sa kohe alla annad, ega see skill nagu iseenesest ei tule või paremaks ei lähe. Ja Jürmo poolt tuli siis väga palju niisugust head lüürikat ja mis see oktaaniline pentameeter oli või? Jambiline pentameeter. No ja nagu selliseid rütmi ja luule asju. Toivo, mis sa ütled selle kohta, kui selline kaasasündinud talent ja mingi treenimine, õppimine, et sellise impro-räpi puhul, et kuidas see suhestub? Jaa, ma ütleks, et suurt midagi ei ole kaasasündinud, et väga palju on kogemus ja tegemine on see, mis õpetab. Et võib-olla tuleks isegi kaugemale, et kas sa sündisid kõnevõimega, et isegi see, et me räägime, on läbinud mingi arenguprotsessi, et on tehtud erinevaid katseid ka, kus on, loodus on teinud katse, et laps on jäänud väga varajases nooruses loodusesse ja ta ei olegi õppinud rääkima, sest tal ei ole seda keskkonda, mis tema aju ja lihaseid treeniks, et ta saaks. Et kõik, mis me teeme, tuleb ikkagi suuresti läbi kogemuse, mis ei ole nagu bioloogiliselt meile kaasa antud. Ehk ükskõik, kes praegu kuulab seda, kui ta hakkab harjutama, eeldusel, et oskab rääkida, siis ta saab impro-räpiga hakkama mingil hetkel. Mingil hetkel, jah. Aga enne, kui sa hakkama saad, tuleb harjutada. Absoluutselt. Ja see võtab palju aega. Ja kui me mõtleme, et näed, mõnel tuleb lihtsamalt, mõnel tuleb raskelt, on ka tegelikult see, et kui sa oled juba rütmiga tuttav, käid sa tantsutrennis või et sul on mingid varasemast kogemusest mingid eeldused võib-olla juba loodud või oled sa huvitatud olnud luuletuste kirjutamisest, et siis sa oled tegelikult ajuga juba niisugust riimitööd varem teinud ja siis see klots tuleb sul juba jälle lihtsamalt. Ja kas sa kirjutasid luuletusi
ma kirjutasin ka. Jaa, ma kirjutasin ka. Ja. Ma olin nii uhke oma luuletuste üle, aga siis, kui ma need hiljem leidsin, siis nad nii uhked ei tundunud. Aga see oli tolleaegne minu arengu tipp. Ja nende lahe kirjutada. Aga lähmegi räpi juurde, et siis nagu, kus me räpi õpingutel, kus me pihta hakkame? Jah, ma mõtlen nii huvitav, et meie alustasime beatboxist. Jah. Et see andis meile selle rütmitaju ja ma imestan, et me too aeg, ma ei mäleta, et me liiga palju oleks fono kasutanud. Et me tegime üksteisele siis impro-räpile tegime ise selle biidi tausta. Jah, praegu me kasutame fono ja kui me õpetame räppi, kasutame ka fono. Aga võib-olla, miks me ei kasuta, miks me ei õpeta beatboxi? Vot see on hea küsimus, et Salmes sai täitsa beatboxi tund tehtud, et seda on harva ette tulnud. Me peaks õpetama beatboxi. See on ka lavakõnele kasulik diktsiooni lihastele. Tegelikult diafragma saab korralikult sükest vatti. Ja ta treenib ju tegelikult, ta on palju kasulikum kui fono pealt kuulata. Hiljem on lahe panna mingi fono emotsionaalne, mingi siuke sad piano, räpp, instrumentaal, eks ole. Aga õppimise ajal beatboxiga teha. Treeningu ajal on beatboxiga ka see raskus pluss, et kui sa beatboxi teed, siis sa pead keskenduma ka sellele, et sa oled rütmis, aga samas teine sagar kuulab, mida luuakse ja ise set-up'id ka, et nüüd, kui sa selle, kui sa mäletad, kus me tegime laval, ma tegin beat'i, sa räppisid ja siis korraga oli minu kord, aga ma olin juba beat'ist, olin nagu mingi, nüüd ma pean räppima, et nüüd, kui sa asendad selle fonoga, nüüd sul jääb seda mentaalset kapatsiteeti, jääb rohkem sellele struktuurile ja riimimustritele ja attitude'ile ja kõigele muule. Kuule, see on jah, nagu raske treeningul kerge lahingus on. Just. Jah, ma mõtlen veel selle beatboxi osas seda aspekti ka, mis on, kui mina teen sulle beatboxi, siis fono on selline, plaadi pealt tuleb, andestamatu rütm lihtsalt läheb edasi, aga nüüd, kui ma teen sul beatboxi ja sa näiteks tahad teha sükse rütmimuutuse või nagu võtad aja maha korraks, siis ma saan beatboxiga nagu jooksvalt sind toetada. Ja mis on huvitav on see, et proovitingimustes meil ei ole seda esinemisstressi ei ole peal ja seda on kohe, eriti alguses oli väga palju tunda, et prooviruumis oli siuke 77 beats per minute, siuke ja siis lavale läks, siis oli beatboxer pani kohe tempo põhja. Et see kerge esinemise ärevus ajas kohe rütmilakke ja siis sinna peale küpsetada kiiresti sükest tabavat värssi oli nagu siuke wow! Ja selle räpi õppeväär, räägin selle siia ära, sobib võib-olla kuskil mujale ka, aga viskan kohe siia, et ma mäletan see riimumisega, ringis tegime 2 rida räppi või 4 rida räppi, oled ringis ja sul on mingi sõna ja sul on see nii-öelda see salm on juba nagu ette mõeldud, jõudsid ette mõelda kiiresti. Ja mida lähemale sinu kord tuleb, seda suuremaks läheb see sisemine see ärevuse tunne, et pekki, peaasi, et sassi ei lähe. Ja sest, et sa pead ju need sõnad seadma ritta nii, et tekiks see nagu riimumise moment või tekiks see rütm. Ja alatihti on see, et sa oled nagu, ongi sinu kord käes, siis juba tegelikult on salgus meelest läinud ja kõik on pudru ja kapsad ja sa hakkad kuskilt tulema ja siis läheb kõik pekki ja siis läheb edasi ring ja siis sa oled nagu, mul oli nii hea idee, aga ma ei suutnud seda nagu teha, kuna ongi see sooritus, pinge või ärevus põhja alt ära. Ja sul on väga konkreetne ajaaken, kus sa pead selle siis deliverima. Ja, andestamatu. Ja, võib-olla see on hea koht, kus laiendada seda, et meil on impro-räpp, siis meil on tegelikult on ka poeetiline stseen, kus sa ei pea ei laulma ega ette antud jäika rütmi nii väga tabama, et see on kõige andestavam. Et siis on improlaul, mis on võib-olla rütmi osas andestav, aga mitte helikõrguse suhtes, et seal on see, et kui sa ikka mööda laulad, see murrab kohe seda, et tähelepanu läheb mujale. Aga sa saad ühte vokaali päris pikalt ilusti lüüriliselt venitada, et anda endale aega ja siis on räpp. Mis on nagu siuke pane nüüd. Oi, ma loodan, et ma ei ropenda. See räpi puhul see tihedus on selline, selle sisu tihedus on päris tugev. Ja
ja millega me oleme läinud vaeva, on see, et kui sa räpid, siis sisutihedus, noh, see on nii tihe, et kuidas mitte minna nii-öelda lappama. Et vanasti meie kõik räpid olid sellega, et algad sellega, et koorid köögis kartuleid, tahad teha putru, aga siis midagi juhtub, siis tuleb kiirabi, siis tuleb politsei, siis sa lähed vanglasse, siis keegi sureb ära, et kuna noh, sa saad nii palju ideid vaata sealt nagu läbi visata kiiresti, siis see asi kogu aeg eskaleerus kuskile mingi plahvatusse. Ja tsiteerides meie mentor Jürmot, et ära orja riimi, shout out talle. Ja hashtag Jürmo Mehine. Ja, et nüüd ongi jah kompromiss, et kas sa loobud riimist või loobud loost. Et see on niisugune põnev koht, kus ajuga olla, risttee. Need on need üldised mõtted impro räpi pihta. Jaa, ma võib-olla annangi siin esimese niisuguse praktilise, ma ei tea, kas ta on harjutus, aga nagu võimalus iseseisvalt hakata rütmi ja biiti treenima. Et kunagi, kui ma Lennuakadeemias käisin, siis meil kool oli seal Tartu lennujaama küljes. Ja siis ma otsustasin 2 nädalat jalakooli minna. Aga see oli kuskil pea 10 kilti vä. Et noh, 2 tundi tagasi, 4 tundi päevas tegin niisugust kõnnitrenni ja noh, siit-sealt olen kuulnud, et noh, et tead, et noh, kas sa oled sündinud rütmitajuga või mitte, on ju, et noh, tegelikult kui me kõnnime, siis me kõnnime mingis rütmis, et meil on noh, paratamatu niisugune bioloogiline see metronoom on sees, et kui sa mõtled, et sa ei kõnni rütmis, siis noh, seda on nagu raske teha, võib-olla seal tuleb see rütmi, kui te olete käest kinni kellegi kõndinud ja teisel on teine kõnnirütm. Ja see vonka-vonka. Ja see et see on nagu mitte rütmis kõndimine, aga kui me ise lihtsalt kõnnime, me ei mõtle selle peale, siis me tegelikult paneme mingit päris konkreetset rütmi. Ja kuidas ma hakkasin biiti treenima, oli see, et ma kõndisin maantee ääres ja noh, seal võid üksteist kõiku kõvasti rääkida, et siis ma kõndisin iga samm oli üks laks, mida ma verbaalselt tegin, et ma treenisin oma selle vokaal- ja mentaallihase metronoomi noh, piisavalt heaks, et ma suudaks nagu rütmikaga hakkama saada. Et noh, nüüd on vaja sinna lüürika peale visata, et kui me silbitamisega saame hakkama, noh, see on see võti, kuidas löögi peale siis silp panna. Kana. Jah, siia kohe mind inspireeris see, et kui sa kõnnid ja teed kana, saad olla nagu kana ja hakka sa nende, noh, kes on õppinud selliseid vahvaid asju nagu titi ja tairi ja tiri-tiri, siis juba, noh, see on juba eeltreening. Eeltreening on tehtud selles mõttes, jah. Et jah, et ongi, noh, mõned alustavad kuskil poole pealt teadmata, et neil on varasem mingi tausttreening on juba tehtud. Et võib-olla ma toon ka näite spordist, et kuigi me tahame kohe kaugele hüpata, et tegelikult see koosneb päris mitmest elemendist, on ju, et sa pead lihaseid treenima, sa pead tehnikat omandama ja siis hiljem, kui see kõik kokku tuleb, siis sa saad soorituse. Sa lendad kaugele. Ja, aga kui sa tuled selle mõttega, et noh, tahaks kohe kaugele hüpata ja siis noh, ainult hüppad ja vaata, nagu paremaks ei lähe. Et minu jaoks see improräpi läbimurre tuli siis, kui ma leidsin mooduse seda süsteemselt nagu järgmisele tasemele treenida või. Et ma mäletan, kus ma ise tabasin paariks aastaks mingit platood, sest noh, kinda teadsid, mis on riim ja rütm ja said biidiga hakkama ja aga noh, ei tulnud nagu kokku. Et üks läbimurre oli see, et mõelda räpist, et noh, see flow state või nagu tuleb, mis tuleb, lihtsalt lähen, aga nüüd, et sellest tuleks ka mingi vahva tervik. Noh, see on juba niisugune mentaalne kõrgem platoo, et sul peavad need vundamendiklotsid olema tugevad, et sa saaksid mentaalselt sinna hüpata ja usaldada, et sul suu ja sõnad tulevad järgi. Jah,
et mis need tükid on või kas sa julged, oled nõus seda siin saates avaldama või paneme sügisel räpigrupi treeningu käima. Jaa, aga tegelikult paneme sügisel räpigrupi treeningu käima ja see... Tahaks küll seda süsteemselt töötada sellega. Ja need veerand tundi, mis te olete kuulanud, ongi selline tore promo Toivol sügisel hakkavale räpigrupi treeningule. Pagan, nüüd peab ära ka tegema. Et jah, et tasuta saite siis natuke taustainfot räpi kohta, saite seda, et kõndige 4 tundi päevas, öelge pump ja püss ja siis kõndige otse Toivo räpi grupitreeningusse. ja noh, kui võtta nüüd klotsideks see, et üks asi, mida saab eraldi ekstra treenida, on riimid. Väga oluline klots räpist, et kui sa tahad, et su räpp oleks riimis. Siis noh, räpis me kasutame AABB riimimustrit, mis on see vundament, et me ehitame oma räppe niimoodi suuresti 2 rea haaval ülesse. Et me võime mõelda, et läheneda sellele 2 pidi, et ma alustan mingi reaga, ma ei tea, kus see lõpeb, tuli see sõna, nüüd ma paaniliselt otsin, proovin ellu jääda teise rea lõpus. Ja siis teine variant, kus sa saad juba hakata rohkem mentaalselt kontrollima seda loo käiku, on see, et sa juba tead, mis sõnaga ja mis käändes see sõna on teise rea lõpus. Et sa ehitad seda rida tagantpoolt hoopis ettepoole ülesse. Et sa jah, nagu paned selle lõpu paika ja siis ehitad teekonna sinna, mitte et sa ei lähe teele ja vaatad, kuhu jõuad. Ja väga palju aitab ka see, ma ei tea, mis selle nimi on, kui sa kirjutad rongi ja siis tood selle seoste päikse, et kõik sõnad, mis on rongiga seotud. Selline nagu mõttekaart või selline mindmapping, jah. Et seda saab ka täitsa niimoodi treenida, et võtad paberi, kirjutad mingi sõna ja siis selle sõna ümber kirjutad kõik sõnad, mis sul sellega seostuvad, aitab ka seda mõttemulli hoida ühe teema kesksena. Ja, see on jah. Ehk siis põhimõtteliselt on 2 tüüpi, ütleme, et me töötame siis 2 rea haaval, et ala näiteks ma ei tea, anna mulle mingi sõna, ma teen näite siis. Pasun on ja ja siis ongi, ma tean, et ma teen 2 rida haaval, esimene me töötame 2 rea haaval, et on nagu, ja nüüd esimene on niisugune survival, ehk siis ma ei mõtle ette, aga sõnaks on pasun ja näiteks ma olengi, et mul orkestris on pasun, mul pole sellest pillist väga palju kasu, et praegu ma panin pasuna, panin esimese rea lõppu ja lootsin, et mul tuleb mingi riimuv sõna teise rea lõppu. Aga nüüd teine lähenemine on siis selline set-up punchline, kus ma juba panen selle sõna pasun, panen teise rea lõppu ja nüüd ma pean mõtlema, mis oleks niisugune hea riimuv sõna esimese ritta ja praegu mõtlengi, et pasun riimub kohe sõnaga tasun ja ma üritan ehitada siis 2 rida üles, et esimene rida lõpeb sõnaga tasun, teine sõnaga pasun ja näiteks, et ma ei tea, kuidas selle toidu eest ma tasun, õnneks olen ma muusik ja mul on kaasas pasun. Midagi sellist. Ja, et kui see on nagu siuke baasvundament klots, et kui, ja seda saab ka väga edukalt niimoodi tänaval ringi luusides treenida. Et silmaga vaatad, mis objekt su silma tabab ja siis proovid erinevaid riimisi luua sellega ja jätta seda teise rea lõppu. Seal on isegi nagu vaheaste, et kui tundub, et nagu sellise nagu 2 lause tegemine on liiga suur ülesanne, siis jah, see, et sa lihtsalt oled bussis või tänaval või liigud, see ei pea kõva häälega tegema, ei teha oma peas, aga näedki näiteks sõna, ma ei tea, tänav, eks ole, näed tänav, särav, okei, läks riimu, buss, kuss, ja nagu, et saab nagu niimoodi väikeste sammudega teha seda ka. Ja see on jah, kuidas riimi treenida või ongi, et vaatad buss, ja siis teed loetelu kõikidest võimalikest riimidest, mis sulle pähe lööb. Paned eesmärgi, püüan saada 2 riimu või 4 või ma teen nii palju, kui ma saan. Kahekesi on muidugi lõbusam teha, sest võib-olla sa saad sõnu, mille peale sa ise ei tule ja siis on see väike stress või pinge ka siis natukene performida, et tõesti anda need välja. See sama harjutus läheb ka, saab teha veel keerulisemaks sellega, et kui sa paned metronoomi käima ja võtadki näiteks sõna sein ja siis metronoomi peale sein,
Lein, Vein, Hein, Pein, Max Payne, Rein, jah, nüüd sai otsa. Ja et äkki seal tuleb see rütmikoormus element jah, juurde. jah, et see teeb nagu selle, kui sa juba tunned, et tuleb mingi paar sõna kergesti, siis pane endale see raskus juurde. Ja üks asi annab veel räpile hästi palju juurde, on attitude. Eesti keeles suhtumine. Jah, et kuidas sa oma loomingusse ise suhtud, et sa tegid sellise laheda näite, et mul on lahti jäänud värav, see värav on särav. On nagu siuke, tehniliselt ma teen selle ära, aga nüüd, kui ma panen sinna suhtumise ka juurde, et kui sa saad biidi käima panna ka ära. Okei, 2, 3, 4. Ma vaatan, mul lahti on värav, see on nii särav. Ja. Nüüd isegi, kui sa riimiga mööda paned, siis tundub, et ta teab, mida ta teeb. See ilmselt oligi nii plaanitud, et sa peidad selle potentsiaalsed vead lihtsalt julma siukse suhtumise taha. Siin me saame jälle nagu lükata selle, ma ei tea, õppetunni 2. Et üks ongi puhas tehnika, tehniliselt, kuidas riimuda, kuidas rütmi teha, kuidas seda flow'd teha, et flow on siis see, et kas ma voolavus eesti keeles. Mina räpin nii, see on minu rütm, selline rütm ja see ongi täpselt üks, või siis see on minu riim, ma räpin nii, et sa saad nagu muuta seda, voolavust. Et see on siis selline tehniline pool. Aga jah, nüüd see nii-öelda, ma ei tea, esineja pool või näitleja pool on see, kuidas sa seda nagu väljendad, see sinu suhtumine. Ja tegelikult, kui selle poole peal riimumine polegi nii oluline, sest et see, keegi ütles lahedalt, et räpp ei ole üldse raske, see on lihtsalt rütm, sõnad ja viipekeel. Vaata näppudega võhid, on ju. Et ja, ma tahan öelda, et kui su suhtumine on paigas, sa suudad ära feikida tegelikult ka puuduvad riimid. Ja paned sinna juurde mingi mul on kaunis auto, ma sõidan autoga mööda, mulle meeldib sõida autoga, päris vinge on see räpp, autoräpp. Et lihtsalt paned hästi palju glasuuri peale ja keegi ei saa aru, et seal alla on kaka. Ja. Nii, on meil veel midagi, et mingid harjutusi lihtsalt. Ma arvan, et suhtumise poole pealt on nagu, lihtsalt pane hullu, tee karaktereid, et seda ma võib-olla ei lahka siin, aga just nagu neid räpi tehnilisi harjutusi. Ja kui teil on võimalus kunagi minna aastateks ostorallit juhtima, siis soovitan, see treenib ka päris hästi. Just üks tootlikkust. See on väga spetsiifiline selline treeningkursus. See on nagu selline, et sinna on väga raske saada, aga kui sa saad sinna, sa saad palka selle eest. See on päev otsa mikrisse tootma lihtsalt ja see annab natukene, treenib ka seda, et kuidas oma häält kontrollid. Ja. Et ja see suhtumine peegeldub ka sealt läbi, et kuidas teha igav lause põnevaks. Ja. Vau, väljas on nii ilus ilm, uskumatu, kus viibid praegu sina? Nagu mingi, okei, päris mõnus siuke rütm ja vibe on sees, aga kui hakkad nagu päriselt kuulama, siis oled, mida ta räägib? On küll, jah. Et seal on samamoodi, et võib-olla esimesed laused ei ole nii soojad, aga poole tunni möödudes sa juba ise ka päris hästi jadu, mida sa räägid. Seal on, mäletan mingi kodumaailma, teflon pannid, 14 eurot, 99 senti, 1 sent vähem kui 15 eurot, haara võimaluses kohe, teflon pannid, teisel korrusel, kodumaailm. Ja, just. See oli lahe, jah. Ja. Aga võib-olla räägiks kuulajatele ka seda, et mis erinevus on teha improräppi proovis ja mis on teha seda teistes laval? Seal on erinevused, aga räägi, mis seal on? Stress on suur erinevus.
et võib-olla meie näitest, kus me kunagi Raunoga seal improstuudios treenisime hullult räppi, tundus, et hullult hästi juba veab ja ma ei mäleta, äkki me siis kasutasime fono ka ja siis see Pööningul oli sünnipäev. Pööning, lihtsalt kontekstiks, kui on mõned nooremad kuulajad, siis TalTechi juures on üks siuke pood. Tudengipubi. Ja poe teisel korrusel oli siis siuke nagu tudengipubi, Pööning. Enam mis Pööningut ei ole, nüüd on midagi muud seal äkki või? Tanel kolis ju Koplisse sinna, mitte Pööbel. Potik, ja shoutout Potikule siis. Ja Tanelile, #Tanel, #Potik. Aga jah, et ühesõnaga seal TalTechi juures oli siuke esinemiskoht. Ja. Ma ei mäleta, kes seal veel esines. Oi, seal oli ka Comedy Estoniast, minust Daniel Weinberg tegi seal oma stand-upi ja siis õhtu nagu tippnael oli siis Genka, kes oligi ja me olime Raunoga, et me teeme siis improetaste, aga me alustame räpiga. Et teeme siukest epic impro-räppi, et kõik 100+ inimest, kes oli sinna nagu kilukarpi ära pakitud, nagu kui te kujutate ette siuke Eminemi filmi siuke 8 Mile Underground siuke see räpateli siuke vibe on sees, on ju, sul on mingi meisterräppar on tagaruumis, valmistub enda etteastuseks ette ja me oleme me tuleme teeme teile räppi ja siis mikrid ka, on ju, natukene siuke harjumatu teema ja siis mäletan, tõmbasin biidi käima ja nagu Rauno, sul on. Inspiratsiooniks oli Nõudepesija. Nõudepesija. Ja siis näitame, kuidas see käis või? Näitame. Okei, ühesõnaga, me seisame Toivoga laval, ma olen nagu, andke mingi sõna, impro-räppi teile. Andke suvaline sõna, tõmbame siukse freestyle'i käima. Nõudepesija. Okei, läheb. Toivo, tõmba biid käima. Ma olen nõudepesija, mulle meeldib. Oota, stopp. Okei, praegu ei tulnud välja. Praegu, jah. Aga Toivo, okei, davai, nüüd tuleb. See oli isegi parem kui... Okei, jah. Nõudepesija ma olen, mulle meeldib. Oota. Praegu ei tulnud hästi. Aga nüüd tuleb, pange valmis, nüüd tuleb ülihea räpp tuleb. Toivo, valmis. Okei, täna ei tule. Okei, ja. Muideks, me tegeleme improkomeediaga. Järgmiseks mänguks on laused. Ja, et niimoodi me seal möllasime. Rahvas oli eufoorias, sest me tegime seda nii halvasti, et see oli naljakas. Ja, me olime nii enesekindlad. Aga sees sa olid kõrbesid lihtsalt, nagu oleks Tartu-Tallinn maanteel rekkalt löögi saanud. Ja, see oli päris raske, jah. Aga ma tegelikult mäletan küll, ma tundsin ennast enesekindlalt ja ma oleks pidanud minema esimesel korral lihtsalt, mis iganes tuleb. Aga kuna ma tegin selle katkestuse, siis ma olin andnud endale väljapääsu veel kord katkestada. Ja kui ma kolmas kord alustasin, ma olin nagu, ma võin terve õhtu katkestada neid. Ja, kui sa ikka rattaga 3 korda risu paned, siis oled nagu 4. korral on, tead, okei, lähme, sõidame rulaga ka vahenduseks natuke. Ja, et jah, selline värk. See oli tore lugu. Ja siis ajapikkud hakkab tulema, et see on vist iga asjaga nii, et mis iganes ajahetkel sa loobud kogemuste saamisest, siis sa paremaks ei muutu selles paratamatult, et on tagasilööke ja fakt on see, et me üldjuhul oleme iseenda suhtes kõige kriitilisemad, et teised on isegi andestavamad. Ja, üldiselt küll, jah. Nüüd me töötame 2 rea haaval, aga kui sa oled 2 reaga oled juba osavam, siis sa saad proovida teha nagu järjest 4 rida. Ja tegelikult sealt 4 reast võiksid proovida järjest teha 8 rida. Vaata, me ei tee 6 rida, eks ole, sest et 6 rida jätab kuskile nagu pooleli selle. Jaa, ma arvan, 4 on juba siuke piisav, sest väga paljud impro-laulumängud nagu Hoedown ja üle 4 ei lähegi. Et me tahame, et see 4. rida lööks publikut ootamatult ja sellepärast on hea saada see lõpp paika, kuhu sa jõuda tahad ja siis sa ideaalis nende esimese 2 reaga saad selle eelduse luua, mida sa järgmise, viimase reaga murda tahad. Nüüd, mis Toivo juurde tõi siia, räpile on setup, punchline või nagu nalja kirjutamise dünaamika ka, et see on siis episood number
17, kus Martin rääkis nalja kirjutamisest, tegin Martiniga koos, kirjutasime nalju, et vaata, see läheb nüüd ka veel sinna sisse, et nüüd me näeme, et nagu samal ajal väga palju asju, väga palju palle õhus. Ja absoluutselt, ja. Et nüüd ongi, et kui need baaselemendid on sinu jaoks raskus ja nad ei ole sul lihas mällu treenitud, siis sa nende kõrgema tasemete mustritega, noh, lihtsalt mentali ei handle'i ära neid. Et kui sa tahad set-up'ida 2 põnevat ideed kokku, et olen jänes metsas, mind taga ajab jahimees, on ju, seisan siin dilemma ees, valmis kaevatud on mul haud veel, mul põses on 2-raudne, mis on nagu mingi referents Circle K sellele topeltvorstiga hotdogile, et noh, on kuhu kasvada ja areneda. Aga mis aitas mind edasi oli, leidsin ühe artisti, paljud teavad ja nii huvitav on näha, et ka võõrad inimesed refereerivad, kui me impro-räppi nüüd teeme, et on ka Eestis kuulsust kogunud, on Harry Mack ja teda kuulates noh, said aru, et vau, et väga kõrgele saab sellega minna taseme poolest ja mingid episoodid olid väga õpetlikud just selle koha pealt, et kuidas seda süsteemselt ka õppida. Et siis ma sain aru, et et võib-olla see, et ma lihtsalt teen, sa jõuad mingi klaaslaeni, kust sul on vaja nagu läbi murda, aga noh, millele keskenduda, et see murrang toimuks. Jah. Midagi, mis mind on aidanud, mis ei ole otseselt nagu räppi harjutamine, on see lavakõne, lavakõnetehnika, diktsioonitreening. Et kui sa suudad teha kiirkõne, sa saad juba panna rohkem silpe, noh, nagu rohkem teksti, noh, sa saad teha nagu sellist tiri-tiri või veel tihedamat sellist rütmi. Ja näiteks üks konkreetne harjutus, mis ma tegin, oli, ma olen vist räppinud fono taustal terve Kalevipoja läbi. Et ma kunagi alustasin ja ongi nagu mingi laena mul, räppidi käib, laena mulle kannelt, vanemuine, noh, lähed, nüüd on see, et see tekst on mulle võõras ka samal ajal, ehk siis mis ma tegin, on see beat käib, ma loen seda ja mu silmad nagu, noh, vaatavad ette kogu aeg ka, et mis tulemas on, nagu, et ma pean käigu pealt nagu selle ära tegema ja ma olen selle nagu raamatu läbi räppinud, et mul on nagu see Kalevipoja teos läbi loetud, noh, nagu kõva häälega läbi räpitud, jah. Jah, sa oled läbi lihase ja aju lasknud. Ja kõvasti, jah. Et on selline. Ja ma mäletan ühte sihukest väikest improetteastet sinu ema sünnipäeval, siis seal oligi lahe, seal oli Nõukogude entsüklopeedia või mingi sihuke sõna oli. Ja ma olin nagu oma lavakõne või diktsiooni osas nagu heas vormis. Praegu ma ei ole üldse. Ja siis oligi, mul oli vaja see sõna öelda ja ma tegingi nagu selline nagu õmblusmasin, nagu ütlesin ära selle ja nagu lihtsalt see, kuidas ma seda sõna ütlesin, puhtalt ilusti, teravalt, selgelt, kiiresti tekitas nii hea tunde, et kogu ülejäänud räpp oli suva, lihtsalt see Nõukogude entsüklopeedia oli nagu nii hea. Seal on jah, ja siis on need cheat code'id ka, mul on siiamaani meeles Vilde lavalt, kus noh, see oli nii naljakas, sest noh, me teadsime, mida Martin tegi. Et Martin teadis, mis sõnaga ta lõpetada tahtis. Ta enam-vähem tabas riimi ka, aga tal esimest rida polnud ja siis ta lihtsalt kordas seda riimuvat sõna. Et oli, mis ta oli, ta haaras püstoli. Püstoli, jah. Et jah, et see mõttes, et mingi periood nüüd ma ütlen nagu meie eelmises arenguetapis räpi puhul, kui me läksime seda teed, et hakkasime tegema kahekesi neid räpilaule, pikemaid, siis ma mäletan, kui me seda esitasime, siis tegime nagu endale sihukest lahedat improkomöödia räppi ja publik on vait. Siis teeme ära ja see on nagu nii halb oli või. Ja pärast alles mäletan, vist Mirja ütles, et seal ei jõua naerda, et kõik on nii kiire, et kõik kuulavad lihtsalt. Et see on ka räpi puhul, et noh, ta on nii tihe ja kiire, siis ei jää neid pause, et publik saaks naerda. Jah,
kui me räägime jah, ütleme selle räpi kõrgema kihi mõtestamisest, selle noh, sõnumi või loo kokkupanemisest, et noh, mis ma olen ka avastanud, et kui te teate, mis on pikk formaat, et noh, pikka formaati võib mitut moodi teha. Et kas ta on orgaaniline, niisugune voolav, noh, keegi ei tea, kuhu see läheb, lihtsalt tuleb, on ju, et see on niisugune free flow räpi puhul. Et noh, ma lihtsalt panen kaks rida haaval, käime politseijaoskonnad, kõik mentaalsed haiglad, kõik käime läbi, on ju, ja olen nagu noh, see oli, mis praegu tuli, on ju. Versus siis noh, ütleme, kas see niisugune narratiivne või lugu rääkiv räpp, et nüüd ja lugu me saame ka rääkida mitmel erineval moel. Ja nüüd, kui sa kollektiiviga või kahekesi või kolmekesi, neljakesi teed improräppi ja sa tahad, et see oleks mõjus ja ta oleks lugu, et siis need osalised peavad sellest formaadist aru saama. Et kui me selles osas oleme nagu ühel meelel, mis nii-öelda struktuuri me tabada tahame, siis me saame ka aru, et kas me mängime sinna sisse või mitte. Et see on ka niisugune põnev, et me oleme siin treeninud nüüd sündmuse ümber. Et kui me Raunoga lavale lähme, et siis me teame, mis on sündmus, me teame, et see võiks juhtuda a la teises salmis ja nagu formaatidega ka, et kui sa Haroldit teed või mingit muud pikka formaati, siis sa tead neid struktuurisamme ja see struktuur on nagu abiratas, aitamaks sind rajal püsida. Et nii kui sa lõpuks sellega ära harjud, nüüd sa saad ennast vabastada sellest raamist natukene, sa tead, et see ei pudene laiali. Ja kui ta pudeneb laiali, siis võeti rattad liiga vara ära. Ja see struktuuri asi on jah see, et ütleme, kui lähed lappama, sa näed, kus on struktuur, lähed tagasi struktuuri juurde, et see on üks koht, kus me saame kokku tulla. Et jah, minu praegu viimase etenduse, enne viimast etendust, kui me tegime räpisooja, et minu ja Toivo, meie duo, algab sellega, et me küsime publikust, või õhtujuht küsib publikust mingi sündmuse, ja see inimene, kes ütleb selle sündmuse, siis küsitakse, mis selle nagu, ma ei tea, tegi eredaks või eriliseks, et ma ei tea, sündmuseks on grillimine ja üks liha oli natuke kõrbenud, esimesena tuli meelde niisugune väike detail, siis me Toivoga nagu selle põhjal nagu improviseerime nagu räpilaulu ja siis selle räpilaulust edasi nagu teeme siis oma duo etteaste. Et nüüd viimane kord enne lavale minekut ma võtsin nagu selle, et ma olin ma lähen lihtsalt nagu võtan selle tunde, et nagu me oleme seda tehnikat juba teinud ja nüüd nagu läheme rohkem nagu tunde pealt. Et lihtsalt ma usaldan vahepeal, et isegi ma ei teinud seal setup punchline anymore, ma tegingi survivalit, ma lihtsalt nagu olin nagu ma olen see tegelane, ma tunnen nii ja ma väljendan ennast räppides. Et ma näen, et see on juba nagu, kui see tuleks ka nüüd nagu super hästi välja, oleks see nagu veel järgmine nagu selline aste. Ja just, et ma näen, et see soov saada kiiresti heaks, sa ei saa seal arengus nagu ühtegi etappi totaalselt skippida. Et see, et sa enam ei mõtle setup punchline'i peale, aga ta tuleb, on see, et sa oled jõudnud sellega sinna staadiumisse, kus sa usaldad oma alateadvust, et ta toob selle kokku. Jah. Kas on veel mingeid harjutusi, mida me saame siin lõpu osas lihtsalt välja listida, öelda, mida nagu saab teha? Et me oleme öelnud seda, et räppi saab väga edukalt üksi harjutada, me oleme toonud näiteid. Lõbusam on kahekesi. Kahekesi või kolmekesi on selles mõttes hea, et sul on alati keegi, kes vaatab, keegi annab mingeid lisamõtteid, mingeid riimuid sõnu, mille peale sa ei tulnud, aga samas piisavalt vähe inimesi, et sa saad intensiivselt teha. Et 10-kesi räppi õppida on selline, oled ringis ja siis ootad oma korda. Et aga kas on veel mingeid lahedaid nippetrikke, harjutusi, mida võiks proovida? Mulle meeldib teha seda kategooria räppi ka, et see aitab hoida ühest käest teemast, aga teisalt treenib väga hästi seda kahe rea tegemist ja set-up imist ja punchline'i. Kuidas see käib? Näiteks sa võtad kategooriaks joogid.
ja siis sa tead, et iga teine rida lõpeb ühe konkreetse joogiga. Mängime? Mängime. Okay. Kategooriamäng, joogid. Ja missugused joogid? Võtame kõik joogid. Okei, kõik joogid. Teeme jah, 2. Võib-olla läheb kitsamaks, kui me oleme ka paar tükki teinud. 2, 3, 4. Ma panen oma keele peale soola, sest mul põske lendab nüüd Coca-Cola. Mul on särk on lila, mulle väga maitseb mõnus tekiila. Hakkan nüüd endale viima, toon poest Alma piima. Ja too Alma piima, palun, ole veidi vait, too mulle poest 1 poolelitrane Sprite. Mis asja sa oma keha nüüd pesid? See, kallis, oli minu joogivesi. Seda andeks ei anta, anna mulle juua klaasi täis mõnusat Fanta. Las ma näitan sulle 2, lihtsalt vala välja, pane põlema, B52. See on šott, nagu mõnus hein, nagu matsun lehme karjamaal. Jook oli vein. Selle sõnumiga nüüd sõitsime valli. Tule siia, maitse millimallikat. Millimalli. Üks asi, mis aitab ja pärsib räppi teha eesti keeles, on 14 käänet. Et teine kord, kus sul siuke käsipidur peale lendab, on see, et sa saad teise rea keskpaigas aru, et see sõna, mis sa mõtlesid, on hoopis teises käändes. Ja, et sa pead kasutama, et see lause struktuur või see lause struktuur või see arusaadavus oleks loogiline, pead kasutama, sisse ütlevad käänet, aga sa tegid set-up'i nimestavas või nimetavas käändes. Ja teisalt ta on väga hea instrument aitamaks keeruliste sõnadega, millele on raske riimi leida, näiteks auto. Auto, jah. Ja sa oled nagu auto. Auto, kaupo. Aga võib-olla me ei mõtle selle peale, et ma tahan lõpetada autodesse. Ja tõmbame selga veste. Need peavad kooli, hüppame autodesse. Et kuidas saab kasutada, et ta on, selles mõttes ta on sulle abiks, aga samas ta võib üllatada sind ootamatul hetkel. Jah, see on küll nii. Aga ma ütlekski niimoodi, et tegelikult võib-olla lõpetaks tänaseks. Midagi veel? Ma ühe asja mainin veel ära. Muidu meie improräpi sõbrad on nagu, miks nad sellest ei rääkinud? On see, et üks skill, mida veel eraldi ekstra treenida, on see, et millises mahus sa suudad riimi teha. Et kas on viimase silbi riim, kati, soti või kati-mati on juba lähemal. Ja siis ma kirjutasin ühe niisuguse näite ka, et kui sa tahad lõpetada sõnadega raudteeliiper, et siis sa võib-olla tahad teha riimi kaudne liider, mis mäpib seda riimi maksimaalselt. Et see on küll, kui pikka sa teed, et riimud viimase silbiga või viimase 8 silbiga. Et selles mõttes seal juba tuleb jälle meisterlikkus juurde. Pluss siis see riimitihedus all over, et pool on palju, küsin nüüd soola, pool sool, et sul on ju, riim on juba rea peal dubleeritud ja siis sa lõpetad veel. Nagu need siseriimid on. Siseriimid, ja sa saad teha oma 2 rida tihkemaks. Äkki sa teed ühe siseriimiga näite? Näiteks sõnaks on, paneme sõnaks midagi lihtsalt, näiteks maks. Maks? Pane siseriimiga. Maks, 2, 3, 4. Lähen poodi, leti peal ootab maks, pliks-plaks, neid ongi seal 2. Et sa panid veel ekstra selle kuskile sinna juurde, eks ole. Siis, Pekki, mul tuli ka veel meelde midagi, aga kohe läks meelest ära ka. Läheb sügisesse tundi sisse. Et teate, kui soovite tõesti räppi teha, siis mõtlen, et Ruutu 10 on teinud räppi juba üle 10 aasta, et see on meie nagu selline, nagu räpp on üks meie alust, nagu üks sammastest, mis on väga oluline meie jaoks ja me kõikide ruutele hea meelega õpetame seda. Loomulikult, eks see võib-olla kõigile ei paku pinget ja see on arusaadav, ega me ei suru seda peale ka. Aga oma põhitegijatelt, improviseerijatelt, kes käivad Ruutu 10 esindamas eratellimustel, siis
mingisugust baasoskust seal igal juhul ootame, sest et see on nagu osa meie sellest kavast ja programmist. Ja ta on niisugune tore väike trikikene, millega publikut soendada. Ja mis treenib ka ja soendab mõttekiirust. Jah, täpselt, jah. Toivo, jätan sulle lõpusõnad, mida sa ütleksid Improverdi kuulajatele? Võib-olla lõpetaks siis räpi episood. Improvert podcast.